halleluuja. Läks juba, no nii, kiitus Jumalale. Suur au on olla täna siin. Kelle kodu see on? Tõsta käsi, kes siin elavad nagu reaalselt. Ma kohtusin sugulastega, kohtusin perenaisega, aga selles mõttes ma ütlen, see on nagu see Üksinda kodus filmi algus, vaata, kus seal kõik jooksevad ringi, keegi ei tea, kes siin elab või kes siin ei ela ja nii. Ja eks sellisena tegelikult mõtlen, et tegelikult kristlased võivadki sellisena välja näha maailmale, et umbes mingi sebimine käib, kõik on nagu õed ja vennad, kõik nagu tunneks nagu üksteist ja kõik on nagu, siin ma saan aru, perenaine on siin ja ma lihtsalt palusin käetest, et kes siin elavad, et kui ma tulen, ei, see on hea, teiega ma juba tutvusin ka, aga üliilus kodu teil. Aitäh, et te olete avanud oma kodu ka nagu Jumala liikumisele ja kõik need tervitushobused olid väga ilusad seal. See on privileegi au. Jaa. Kiitus Jumala, olge väga õnnistatud rikkalikult ja vahva ka õnnistusi sellele kogudusele, kes siin kojas siis koos käib ja igale Jumala lapsele. Siis ma olen Joel, ennast tausta natuke räägin lihtsalt, et te teaksite, kes ma olen ja kas mind saab usaldada. No seda, kas mind usaldada saab, seda ma ei tea ise ka veel siiamaani, aga eks me õpin ennast tundma ja Jumal on palju tööd minu sees teinud. Ja ma olen sellest nii tänulik, et ma ei ole kindlasti mitte seesama Joel, kes ma olin 10 aastat tagasi. Ja õnneks meil on see eesõigus liikuda oma elus edasi ja kasvada ja õppida ja komistada, kukkuda ja jälle tõusta ja minna nagu edasi, et Jeesusest mitte lahti lasta. Ja praegu ma olen 40-aastane, mul on üks kaunis abikaasa kodus ja 5 last, nii et meil on siuke lastemöll kodus ja tegevust jagub, nii et issand on olnud armuline, on õnnistanud meid ja oleme sellest nagu südamest tänulikud Jumalale ja põhiliselt minu teenistus praegu ongi kujunenud selliseks, et ma saan käia üle Eesti siis jutlustamas, varustamas issanda kogudusi, näha väga erinevaid kogudusi, tornikogudustest kuni keldrikogudusteni, et selles mõttes see on nagu super eesõigus minule ja ma näen, kui väga Jeesus kõiki oma kogudusi armastab ja samuti ka seda paika siin, et hea oli tulla täna siia ja hea oli koos ülistuses olla teiega ka, et Jumala vaim on juba liikunud ja väga palju teinud, et ma ei tea, kui palju ma siin midagi lisada sellele suudan, aga issand on mõned asjad südamele pannud, et millest rääkida. Aga minu enda lugu läheb laias laastus niimoodi, et ma olen kirikuõpetaja poeg, siis mitmendat sugupõlve. Mu isa oli kirikuõpetaja, mu vanaisa oli kirikuõpetaja ja ma arvasin, et ma saan taevasse ka sellepärast, et mu isa ja vanaisa on kirikuõpetajad. Ja siis hiljem ma hakkasin nagu aru saama sellest, et tegelikult võiks Jeesusega endal ka suhe nagu olla ja ma juba 17-aastasena anti mulle oma koguduses vastutus siis noortetöö eest ja ma hakkasin noortetööd tegema. Ma teadsin küll, mis noortetöö on selles mõttes, et tood hunnik krõpsu kohale ja kokat ja kutsud koolist oma klassikaaslased ja siis natuke loeme piiblit, laulame ja vaatame filme ja nii see läheb. Ja nii see läks, issand ka seal kuidagi nagu tegutses ja kõik see, mis ma tundsin, et ma noorte juht olen teiste jaoks, siis tegelikult kogu selle protsessi aja sees Jumal näitas mulle enda kutsumust, nagu mis on minu kutsumus. Nii et 17-aastasena võttes nagu selle vastutuse juba kirikus nii-öelda mingit tööd teha või kuidagi selline nagu astuda teenistusse selles mõttes, et ma tean, et mida ma tahan oma eluga teha, et ma tahan Jumalat teenida, mitte lihtsalt käia kirikus laulmas laule, vaid et ma tunnen, et kui mul on käed jalad antud, siis las nad teevad nagu neid asju, mis nad peavad tegema, mitte neid, mida ma kogu aeg nagu tahaks teha. Et sellest oli nagu väga hea meel, et selline usaldus koguduses siis nagu anti juba noorele kutile ja eks sealt on Jumal nagu kasvatanud ja õpetanud ja tehku, mis ta teeb, et mina on au tema nimele ja nii kaua, kui ma hingan, ma tahan teda teenida. Ja see on mind praegu siia ka täna toonud, aga ma usun, et selline julgustussõna, mis kuidagi südamele nagu issand on pannud, on minu jaoks kusagil 10 aastat tagasi minu elu nagu väga radikaalselt muutus, ka see koos käimine Jeesusega ja see just oli seotud sellega, et kui võib-olla sinnamaani ma tundsin, et Jumala teenimine näeb välja selline, et ma mõtlen, mis ma teha tahaks ja siis ma palun sellele Jumala õnnistust, et ma teen nagu rasked plaanid valmis ja kuidas nagu asjad lähevad ja siis ma palun Jumala õnnista seda tööd ja kõike nii värkini. Aga ma sain aru, et okei, et tegelikult kuskil peavad olema ka Jumala plaanid. Ja kuidas ma võiks nagu connectida nendesse nagu Jumala plaanidesse. Ja murekoht oli minu jaoks see, et ma nagu Jumala riigis oskasin nagu tegevusi teha.
tegevusi ma oskasin teha ja kõik see, mis ma rääkisin ja kõik, mis ma noortega nagu tegin, siis see oli nagu super õige. Aga probleem oli siin sees nagu kusagil, sest see, kuidas ma ise elasin ka kristlasena, siis see oli vale. Ja isegi kui see võib-olla välja ei paistnud ja Joel tundus nagu super kristlane kõigile, siis eks see ennast häiris kõige rohkem. Ja kuna ma olin lugenud seda raamatut ja ma olin jälginud ka oma isa ja oma vanaisa elu, et jumala mehed, kuidas nad elasid ja milline see elu nagu välja nägi, et siis ma sain aru, et oota, aga siin on nagu suur error minu sees, et see, millise pildi ma endast jätan või kristlasena, mis maine või mulje minust nagu jääb, ja siis tegelikult see, mida Joel siin sees, eks ole, tunneb ja mõtleb ja teeb ja himustab ja tahab ja taga ajab ja värki ja see kusagil 10, võib-olla juba tegelikult 11 aastat, 12 aastat tagasi ma hakkasin nagu reaalselt mõtlema, et kas ma nagu teenin mingit surnud Jeesust. Ja see küsimus tuli sellest, et ma ju nägin, milline pidi kristlase elu välja nägema ja siis on mingid piibli kirjakohad, mis hakkasid nagu häirima, et kus Jeesus ütleb, et kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, nagu mina teen, eks ole, Johannes 14.12 ja teeb neist hoopis suuremaidki. Siis mõtlesin, come on, mida Jeesus tegi, noh. Ta pani pimedale käed peale, pimedad hakkas nägema, pani kurdile, pani näpud kõrva, kurt hakkas kuulma, surnul ütles, et hops püsti, surnud tõusis püsti. Ja siis mõtlesin, et oota, wait a minute, et ma pean ennast ka ju uskujaks, et ma olen Jeesusesse uskuja. Ja siis Markuse evangeeliumi lõpus ta ütleb, 16. peatüks ütleb ka seda, et ja uskujaid saadavad lausa sellised tunnustähed, eks ole, et nad ajavad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, kui nad jooksid midagi surmavat, see ei kahjustaks neid ja tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ja ratata ja haiged, kellel paned käed peale, saavad terveks. Ja siis ma nagu nägin enda ümber neid inimesi, kes käisid nagu selles ja käisid sellises elus ja minu sees tekkis üks nagu selline igatsus, et appikene, et kõik see jutt, mis ma räägin, mis ma teen, kõik on nagu õige nii, aga see, kuidas ma ise ju elan, on nagu täiega vale, et see, kui ma noortele ütlen seda, et Jeesus saab sind vabastada sinu esiteks sõltuvustest või mingitest valedest harjumustest või valedest himudest, asjadest, värkidest, et miks ta seda minuga ei ole teinud? Ja reaalselt see formuleeruski siis selliseks nagu Jeesuse otsimiseks nagu isiklikult, et Jeesus, et ma tahan sinuga kohtuda, ma vajan sinuga kohtumist, et sa kõike seda, mis ma nagu räägin ja mis ma tean, et sa teed nagu, et sa teeksid seda kõigepealt minuga. Ja see oli super cool. Ma ei tea, kui paljud minu tunnistust teavad, ma ei viitsida rääkida, kui see nagu on, okei, siis ma räägin. Et kui kõik teavad selles mõttes, aga see tunnistus on seotud ühe konkreetse nagu päevaga, kus nüüd ma rääkisin selle eelloo ära, et kus see katkisus ja nagu kuidagi see silmakirjalik selline ka kristlase elu, eks ole, läheb kuhugi maale, ta läheb läbi, et selles mõttes sa saad nagu hakkama, aga mind hakkas siis mingil hetkel väga tugevalt häirima nagu, et ma ju tegelikult ei ole see inimene, keda inimesed näevad, et ma olen, aga ma tahaks olla see. Ma tahaks olla see üks sama Joel, nagu siis, kui on kardinad ees ja uksed kinni ja seal oma toas, kui ka siis, kui ma olen, eks ole, laval ja kitarri mängin. Nii et ma tahan nagu igatsesin nagu seda ja see oli üks pühapäev, kus ma vaatasin telekast TV7-st kell 12 tuli üks saade ja ma nägin sealt ühte Ameerika noorteõhtut, kus filmiti siis kaameraga, käidi mingisugusel noorteõhtul ja siis noored tulid kokku ja ma veits nagu vaatasin, et okei, ma olen noorteõhtuid teinud, ma olen nagu selles mõttes pro. Mis nad seal siis teevad, vaatasin. No ei teinud seda, mis mina, ei toonud krõpsu, ei toonud kokat ja vaid tüübid tulid kokku, hakkasid palvetama ja hakkasid nagu Jumala käest kuulama, mida Jumal räägib. Ja siis hakkasid kirja panema mingeid märksõnu, nagu umbes mingi roheline müts ja mingi punane mantel ja mingid siuksed asju. Ja siis nad reaalselt selle noorteõhtu jooksul, nad nagu läksid gruppidesse ja läksid tänavatele. Ja kaamera käis siis siblis järgi neil. Ja siis nad leidsid need inimesed, kellest Jumal neile rääkis nagu mingi tund aega varem. Ja nad palvetasid, haiged said terveks, mingid imed juhtusid seal, inimesed tulid meeleparandusele ja värk seal samas tänaval. Siis ma vaatan, mõtlen nagu, mida värki, et see on nagu siin ja ma näen seda siin. Ma tahan, et see oleks siin, et see on see elu, mida ma tunnen, et ma tahan elada, et mida nagu kristlane peab elama või saab elada, eks ole, ja see on see, mida ma igatsen, ma justkui nagu nägin seda visuaalselt, et kas see on võimalik nagu täna, tore on kuulda lugusid, kuskilt, eks ole, et Ameerikas juhtus ja nii, aga et see on täna, nüüd oli kaameraga käidud seal järgi ja nii. Ja siis ma läksin kell 3, läksin Saku, seal Sakus oli väike siuke Luteri palvemaja, kes teavad seal, kunagi kirikut ei olnud aastaid tagasi, seal oligi ainult see Luteri palvemaja, seal on vist 4 pühikogudus ja kas mingi vabakogudus ka, ei ole teadlik, aga anyways.
seal ma käisin, sest sõpradel oli seal koguduse rajamise nagu projekt käsil seal Sakus just, et sellist kogudust nagu sünnitada ja nii, ja me olime sellega veits kaasas ja siis ma olen pühapäeval seal teenistusel ja ikka nii nagu mulle tuttav ja armas, üles kasvanud selles Luteri kirikus ja kõiges selles, need laulud ja kõik on üliarmas ja liturgia ja nii, aga midagi on teistmoodi, nagu midagi südames põleb nagu nii suur igatsus nagu nii suur igatsus kohtuda elavalt nagu Jeesusega. Ja siis laulan oma laulu, kõrvadest tossu tuleb, suitsualarmid käivad juba igal pool, no tegelikult ei käinud. Aga ühel hetkel ma mäletan, ma laulan, siis ma vaatan aknast välja ja ma nägin kortermajas istusid 2 vana prouat. Ja siis ma kuulsin, kuidas Jumal ütles mulle reaalselt, Joel, mine ja palveta nendega. Siis mul oli nagu, mis asja? Ja ma ütlesin päriselt Jumalale, ma ütlesin nagu vastu vaimus, nagu ma ei olnud harjunud kuulma Jumala häält selliselt. No ma ei olnud nagu otsinud seda, ma ei teadnud, et ta niimoodi nagu räägib selgelt. Aga ma kuulsin siis, et ta ütles, et Joel, mine ja palveta nendega. Ja ma ütlesin talle, et meil ei ole liturgias sihukest kohta, et me läheks välja palvetama inimestega. See oli reaalselt, kuidas ma vastasin sellele Jumala häälele, nagu oma reaktsioon oli selline. Aga siis Jumal ütles, et aga Joel, kuidas sa saad minuga selle kogemuse, kui sa nüüd ei lähe? Et ei olnud mingit survestamist ja värki, ma seda pean nii kalliks Jumala juures vaata, et tema juures on alati vabadus. Kurat on see, kes lükkab sind asjadesse, aga Jumal jätab alati nagu vabaduse, et Jeesus ütleb, et järgne mulle. Järgne. No anyways, ja siis kui ta oli seda öelnud, et kuidas sa saad minuga selle kogemuse, siis ma panin klõpslauliku kinni ja mõtlesin, et okei, aga see on see, mida ma olen ju igatsenud ja see on see, mida ma olen nagu oodanud. Ma hiilisin vaikselt sealt kirikust välja ja ma läksin nende prouade juurde sinna, lihtsalt kõndisin üle muru. Minu jaoks oli nagu räme šokk või paanika, selles mõttes süda paneb mida sa Joel teed, onju. Ja siis kõndisin nende juurde ja ainuke asi, mis ma tegin, oli, ma mäletan, ma sirutasin käe, ütlesin, tere, ma olen Joel kirikust, Jumal saatis, et ma tuleks palvetaks teiega. Siis tädid vaatavad, et mis, sest see oli kogu info, mis mul oli, ma ei hakanud midagi välja mõtlema, et ma olen mis iganes asi. Ja siis vaatavad mind ja üks prouadest hakkas nagu nutma selle peale kohe. Siis ma vaatasin nagu, what? Ja ta hakkas rääkima, et me oleme ära neetud ja igasugused värgid ja mis nagu, et kohutavalt raske on aega värki. Ma kuulan seda, mõtlen nagu, mida asja. No saage aru, see taustalugu, mis ma enne rääkisin, see on ülioluline teada, sest ma olin kasvanud sellises nagu rahulikus kristluses selles mõttes, et kus sa teed küll õigeid ja häid asju nagu kirikus ja kõike teenid nii, aga et järsku nagu sa lähed mingi lambist mingi võõrast inimeste juurde Jumalast nagu rääkima, siis see ei olnud igapäevane praktika, ütleme pehmelt. Ja siis hakkas nutma ja siis ma ei osanud midagi muud teha, kui ma palvetasin nendest nii nagu oskasin, ta rääkis, et tütar on haige. Küsisin, okei, kas me võime tütrest ka palvetada, siis läksimegi juba avastasin, et läksime teisele korrusele, kõndisime seal siis tütre juurde. Ta rääkis kogu aeg mingitest ära needmisest, et nad on ära neetud ja värki asja, nii mina ei saanud midagi aru nendest asjadest värki. Ma lihtsalt mõtlesin, et pekki mul kuskilt oli meeles, et peab Jeesuse verd üle enda palvetama, siis kogu aeg, kui ma trepist üles käisin, palvetasin Jeesuse verd üle enda ja nii, et midagi külge ei hakkaks. Ja siis läksin üles ja seal oligi üks noor tüdruk oli diivani peal magas ja ma talle ütlesin täpselt sama asja, et tere, et ma olen Joel kirikust, et Jumal saatis, et ma tuleks ja palvetaksin. Kas tohib? Siis ta ütles, okei. Ja siis ma palvetasin nii, kuidas oskasin ja ütlesin, et okei, ma lähen nüüd tagasi kirikusse, et me võtame teid eestpalvesse. Sest see eestpalve pool oli nagu meile tuttav, vaata, seda me tihti teeme, eks ju. See, et okei, et sul on mingi mure, kuulad ära, siis ütled, okei, me võtame selle palvesse, kunagi kuskil keegi palvetab, eks ole. Ja siis ma mõtlesin nagu, et läksin tagasi sinna kirikusse väris ja mõtlen, mis nüüd just toimus nagu. Sest ma sain aru, et vaata, Jumal oli valmistanud selle. Et see ei olnud nagu lambist, et nüüd mul tuli mingi uitmõte minna nagu sakku, vaid Jumal oli valmistanud need asjad ja tal oli vaja, nii nagu me ütleme, et me oleme ta käed ja jalad, tal oli vaja nüüd neid käsi ja jalgu, mida tegelikult Jeesusel on ju õigus kogu aeg kasutada, aga mida me nii harva talle üle anname. Et tegelikult on nii, et me ütleme, et me oleme Kristuse ihu, aga kui me oleme Kristuse ihu, siis me peaks tegema ju Kristuse ihu asju, aga miks nii tihti Joel teeb ikkagi Joeli asju? Et see oli nagu, ja siis kõnnin tagasi sinna kirikusse ja lähen pastori juurde, ütlen reaalselt, et siuke asi juhtus praegu, et ma käisin ja palvetasin, ütlesin need nimed ja et kas me saaks nad eestpalvesse siin koguduses võtta. Ja siis läksin pinki tagasi ja laulsin edasi, aga kahjustused olid jäädavad. Sest et ma sain aru, et okei, siit midagi nagu uut avanes ja et ma tahan terve elu mitte omada religiooni, vaid käia koos elava Jumalaga. Ja just sellisel viisil, vaat. Mitte, et ma pean, kui keegi mu käest küsib, et mida Jumal su elus teinud on, et siis ma pean kõigepealt elama 80-seks ja siis ma vaatan tagasi ja ütlen, et no näed, et ta juhtis seal nii. Ei, ma tahan, et täna näha seda, mida ta teeb.
ja ma tahan, et ta täna mind juhiks, ma tahan täna, et ta võtaks mu käed ja jalad ja väikse suu ja teeks midagi, mis austaks nagu tema nime ja okei, see oli lühidalt nagu see, mis nagu toimus ja peale seda tegelikult minu ja mu abikaasa elus nagu selles mõttes, heas mõttes kõik muutus, et kuidagi nagu päriseks läks asi ja ei pidanud enam nagu mängima kristlast või nagu kuidagi, no ma ei ütle selle kohta ka teesklus, kui ma ei teesel midagi, aga lihtsalt Jeesus muutus nii elavaks ja nii reaalseks. Ja me õppisime teda armastama. Ma hakkasin oma palveelus ütlema, et Jeesus, ma armastan sind. Sest ma ei olnud seda varem öelnud, ma ei olnud varem mõelnud nagu selle peale isegi selliselt. Vaid ma olin kuidagi nagu aru saanud, et okei, et Jeesus armastad meid ja sellest piisab. Aga see on ju ühepoolne suhe, mis kunagi ei tööta sellisel viisil. Ja kui ma avastasin seda, et apikene, et kui ma ütlen, et ma armastan Jeesust, ma lauludes laulan seda nii, aga miks ma oma palveelus, miks ma seal palvekambris, miks ma nagu oma palves ei ütle välja neid sõnu? Ja tegelikult kõik see, ma arvan, mis Jumal meil ka nagu iga ühe nagu vaimulikus elus nagu aeg-ajalt koorib, on just sellepärast tihti, et näidata meile meie reaalset nagu olukorda ja näidata meile selle suhte siis kas nagu tugevust teatud kohtades või siis nagu haprust mingites kohtades, et see, mida ta teeb armastusega ja tal nagu super palju armastust, nagu te ilmselt teate, et tal see otsa ei saa ja minul samamoodi, ma arvan, et ta lihtsalt kannatlikult nagu hakkas mulle näitama, et Joel, et need asjad, mida sa küll ütled ja värki, et kas seal tegelikult on taga ka midagi. Ja siis põhimõtteliselt jah, midagi oli muutunud nii, et ei saanud enam pidama ja tekkis selline vajadus, nii nagu Apostlite tegude 1. peatükis kohe on, et Jeesus ütleb, te saate väe ülalt, teid rüütatakse väega ülalt ja te peate olema minu tunnistajad. Ja siis ma mõtlesin, et come on, et kui piibel räägib pühast vaimust, siis püha vaimu funktsioon, esmaselt prioriteet on see, teha meist tunnistajad. Ja ma hakkasin piiblit lugema enam selles mõttes mitte nagu üle lugema neid kohti, kus täpselt see Johannese 14.12, eks ole, et kus Jeesus ütleb, et te teete neid samu tegusid, mida mina teen, vaid ma hakkasin peatuma, oota, wait a minute, kas tõesti see püha vaim, kes Jeesuse üles äratas surnust, elab nüüd minu sees ja tahab teha neid samu asju. Et see oli nagu see ja põhimõtteliselt oligi nii, et põnevusega igat päeva alustad ja lähed välja, kelle eest täna saaks palvetada, kelle juurde Jeesus sa täna juhid. Seepärast, et kui ühe korra Jumal sa oled seda teinud, siis see ei ole nii, et okei, Joel, et sinu elumissioon on nüüd lõpetatud ja nüüd on sul pilet taskus, oota kuni taevasse saad. Ei, Jeesus ei surnud meie eest mitte sellepärast, et me ühel päeval ainult taevasse saaks, vaid et see taevas saaks siia meie sisse just nüüd. Ja et me saaksime käia nii nagu selle Jumala riigi esindajad. Paljud ütlevad, et okei, et ma võib-olla, ma ei ole jünger, et jünger on natuke ränk sõna, eks ole, et jüngrid Jeesus saatis välja, eks ole, seal kõigis evangeeliumites Jeesus räägib, kus jüngrid, minge välja, te kuulutage evangeeliumi ja parandage haiged. Matteuse 6, eks ole, Matteuse 10, Markuse 6, Luuka 9, Luuka 10, need on need kohad, kus Jeesus läkitab välja oma need jüngrid 12 ja 72, nii nagu seal on, ja ta ütleb seda, et minge ja kuulutage evangeeliumit, kuulutage rõõmusõnumit ja ta alati lisab selle, et ja parandage haiged. Ja pikalt see oli minu jaoks nagu müstika, et et miks siis Jeesus nagu, miks selle asja? Miks minge kuulutage evangeeliumi, tehke kõik rikkaks? Nii et lähed kuskile külasse, vaatad, et mees on vaene, tal on eesel, siis tehke puff, on hobune. Siin just hobustest rääkides, eks ole, rikkad elavad siin. Ja et miks Jeesus nagu seda ei läkita, miks ta just ütleb, et minge ja parandage haiged, sest tegelikult ei ole midagi, mis inimest puudutaks lähemalt kui haigus, mis on ihu küljes, eks, sest see on kõige lähemal. Ja kui pea valutab, siis sa mõtled ainult sellele, või kui hammas valutab, siis sa mõtled ainult sellele, sul on ükskõik, kas sa sõidad eesli või hobuse või rohutirtsu seljas, et täitsa suva on ja. Aga et sa saaksid sellele ihu hädale ja ma usun, et Jeesusel on siin ka üks nagu suur tarkus näidata seda, et see Jumala riik, millest ta laseb oma lastel, siis tegelikult meil, millest ta laseb meil rääkida, et me saaks ka näidata seda, et see on hea koht. Et see ei ole ainult nagu sõnades, vaid see on ka väe, siin nagu Paulus ise ütleb, et kui ma tulen, siis ma saan tunnistust nagu väe kohta, mitte ainult suurustajate sõnade kohta, et sõnu oskab igaüks teha, aga vägi on ainult püha vaim see, kes suudab, eks ole, pimeda silmad avada, kurdi kõrvad avada. Ja sealt edasi nagu elu läkski heas mõttes nagu lappesse, et ei saanud enam pidama ja neid imesi hakkas juhtuma nagu vasakul paremal. Et kes hakkasid tänaval, ateistid hakkasid terveks saama, hakkasid uusi põlvi saama, eks ole, ja üks poiss sai uue kõrvakile, ta oli kurt, ei kuulnud ja siukseid asju hakkas nagu juhtuma ja ma avastasin, panin tähele seda, et miks ma seda varem oma elus ei olnud näinud.
ja nüüd teravad pliiatsid saavad aru sellest. Ma ei olnud kellegi peale oma käsi pannud. Sellepärast ma ei olnud ka ühtegi tervenemist näinud. Ja vahel see ongi nii, et me igatseme, et püha vaim, et täida meid ja täida meid ja täida meid ja täida meid. Ja püha vaim kogu aeg küsib, et tehtud, lähme, sest et püha vaim on vägi, aga vägi saab ilmsiks ainult siis, kui ta panna nendesse olukordadesse, kus ta saab midagi teha. Et kui noh, ma ei tea, kes on Eestis kõva ujuja, Indrek Sei on vist kunagi oli või? Oli ujuja või oli ta üldse mingi, oli ujuja, on ju. Ma spordist on null nagu, selles mõttes ma ei vaata neid asju ja ma ei tea. Aga mul on hea meel, et teised teevad sporti. Aga no ütleme nii, et kui Indrek Sei tuleb lihtsalt mulle külla, eks, ja me istume laua taga ja sööme torti ja joome kohvi ja siis ma ei saa aimu sellest, kui kõva vend ta ujujana on. Aga kui ma võtan Indreku laua äärest ära, kratist kinni, viskan ta vette ja ütlen uju, siis ta paneb nagu kaater, siis ma näen, milleks ta võimeline on. Ja sama on ka see, et kui me püha vaimu hoiame lihtsalt nagu diivani peal, eks ole, kogu aeg sööme torti ja vaatame telekat ja nii, siis kus me saakski näha seda püha vaimu toimimas? Aga kui me tänaval näeme kedagi lonkamas ja me sirutame oma käed tema kas põlve peale või puusa peale või selja peale, mis iganes ta katki on, siis saab püha vaim võimaluse saada nähtavaks. See vägi saab võimaluse saada nähtavaks nendes olukordades, kus ta saab midagi teha, on ju. Ja selleks ju püha vaim meile ongi antud. Mitte, et meil lihtsalt elu nagu kipam oleks nagu usklikel natukene, et mõnikord on soe surin sees või hea tunne ja lihtsalt, vaid ei. Teate, Jumal armastab neid inimesi ka, kes veel teda ei otsi, ta armastab neid sama palju kui mind ja sind. Et see ongi crazy, meie lihtsalt ei armasta neid. Meie lihtsalt armastame nagu enda elu ja Jeesus ütleb, et see on üks ohtlikumaid lõkse. Et kes oma elu armastab, siis see kaotab selle. Aga kes oma elu vihkab selles maailmas, siis ta leiab igavese elu. Et see on nagu see koht, mis ma tunnen, et mida Jumal nagu on õpetanud ja praegu tegelikult ka kõik need aastad, kui ta mind nagu jutlustajana on kasutanud, siis ma näen nagu, kui kallis nagu Jeesusele on see, et tema kogudusele ja tema rahvale meelde tuletada seda, et kelleks me tegelikult oleme kutsutud. Et kelleks me tegelikult oleme kutsutud. Et me saame olla nagu Jumala lapsed. Aga see ei ole lihtsalt nagu mingisugune tiitel, et okei, et erineme teistest või umbes, et no ma olen selle klubi liige. Ei. Kui meie käed ja jalad on nagu siin maa peal, siis, ja me oleme need andnud nagu ütleme, et see on Kristuse ihu nagu kogudus, eks ole, ja iga üksikuna individuaalselt ka, siis Kristus ootab, et ta saaks teha tegelikult oma asju. Ja tal on palju neid asju. Ja minu suurim viga varem, nagu ma rääkisin ka, no veits naljaga ja veits mitte, on see, et paljud kristlased ka teevad nii, et me teeme plaanid valmis ja siis me tuleme kokku ja siis me palume, et Jumal õnnistanud meie plaane. Aga nii kaua Jumal lihtsalt ootab, kuni ta leiab selle südame, kes ütleb, et ma olen valmis Jumal astuma sinu plaanidesse. Et ütle mulle, kuhu ma pean minema. Et need on kuidagi need asjad, milles ma tunnen, et kuhu issand on mind nagu suunanud ja tõstnud ja ma näen teda seal nii elavalt. Ma näen teda nendes asjades ja see on minu igapäevane ühtepidi võitlus elada Jeesuse tunnistajana, teistpidi suur eesõigus. Täna samuti käisime lastega veel poes ja käisime abikaasale jopet ostmas, head sooja jopet, sest et ilmad on ikka külmad ja nii. Ja siis oli üks proua, kes kõndis 2 kepiga ja mul olid lapsed, olid siis auto kärus just ja seal käis oma sõda ja siis ma sõitsin selle proua kõrvale, küsisin, et kas me saame teid kuskil ära viia, et mul on auto küll täis juba, aga et siis ta hakkas naerma, ei, nii. Ja siis ma ütlesin, et proua, et mis teil nagu viga on, et kas teil on jalad haiged? Siis ta ütles ei, et ta peale koroonat on selg jäänud nagu haigeks kuidagi ja siis juhtus mingi jama ja nii. Siis ma ütlesin, apikene küll, aga et ma olen kristlane, et kas tohib ma palvetan teie eest, et Jeesus võib teid terveks teha siin. Siis ta ütles, ei aitäh, et mul on kiire, ei seda pole vaja, nii läks minema. Siis ma ütlesin, proua, et Jumal väga armastab teid, okei, kõik head. Ja inimesed ei võta igaüks muidugi seda vastu nii, aga seal samas poes oli üks teine mees, kes oli ka 2 kepiga, täitsa naljakas. Ja noor mees, selles mõttes ta oli mingi siuke, ma ei tea, minust näiteks vanem, mitte nii noor kui mina, aga võib-olla selline 50 äkki. Ja siis ma läksin temaga rääkima ja lapsed mürasid autos nii kaua seal, aga nad olid õnneks nagu vait. Ja siis ma küsisin, et mis teil viga on, et te nagu olete ju noor mees, et miks teil nagu 2 karku on. Siis ta ütles, et tal vahetati põlveliiges välja.
ja et on metallist, siis ma ütlesin, vau, täiega äge, mõtlen lahe, et nad saavad teha neid asju, et sul läheb põlv katki, võtavad välja, paned sulle metallist sinna sisse ja super äge, tänu jumalale ikka küll ja värki. Siis ma küsin, kas valutab ka, et kaua te taastute või kuidas see on, siis ta ütles, noh, et pool aastat umbes või nii ja et valutab ka nats ja ma ütlesin, kuule, et ma olen kristlane, et kas tohib, ma palvetan su põlve eest, et Jeesus selle valu ära võtaks ja nii, siis ta ütles, jaa, ikka võib ju nii. Ja see on super, ta lubas nagu palvetada, ta oli täiega avatud nagu, siis ma panin talle käed peale seal samas ostukeskuses ja palvetasin ta eest seal ja õnnistasin teda, ta oli mingi super tänulik, nii et püha vaim nagu puudutas teda ja see ongi veider, see vana armas prouake keeldub, ei taha ja see äge kõrvarõngaga sihuke kutt nagu siis tema on nagu avatud, vaata meie ei näe südameid, me ei näe nagu ette, aga meil ei ole ka antud seda ülesannet, et Joel, käi ringi ja vaata, ainult see inimene, ei, vaid meid on kutsutud külvama, eks ole, et külvaja ei käi nagu istutamisel ja külvamisel, ma ei ole botaanik, aga ma tean, et need erinevad asjad, et külvamine mulle meeldiks, täiega tõmbad seemneid laiali ja vaatad, mis saama hakkab, aga istutamine on veits nagu täpsem töö, noh, tuleb istutada asju ka, aga meile on antud ülesanne see, et minge kuulutage, eks ole. Ja kui sa ütled, et sa võib-olla, noh, jünger või nii kõva vend ei ole, nagu need Jeesuse jüngrid olid, siis loe uuesti, mis seal Johannes 14.12 on, kes usub minusse. Ja seal Markuse 16, seal on uskujad, et see usk on ainuke kvalifikatsiooni nõue, mis meil on antud, et kui sa oled uskuja, davai, mine hakka tegema. Ja see ongi nii kihvt, et nüüd tänase päevani tegelikult igal võimalusel, kui ma ka kuskil noortelaagrites või kuskil käin jutlustamas ja nii, siis ikka pärast saab palvetada, on noorte eest võimalus palvetada, mäletan, suvel oli üks pull lugu, tuli üks tüdruk nagu ka eestpalvele, et tal oli, kas tal oli hüppeliiges vist oli katki ja ta hakkas nutma, sest et ta tahtis väga jalgpalli mängida, aga ta oli oma hüppeliigese nii ära rikkunud, et ta oli väga valus nagu jalga isegi maha panna ja ta nagu ei saanud sellega nagu eriti midagi teha ja ta hakkas nutma, sest et ta teadis, et okei, et siia võib minna tema jalgpalli nagu tulevik on ja tuli, et no ma ütlesin, aga et paletame su jala eest, aga siis püha vaim peatas mind, seepärast, et tal oli sõbranna ka seal kaasas, kes ta sinna tõi, siis ma küsin sõbranna käest, kuule, sa oled usklik on ja, siis ta ütles jah. Siis ma ütlesin, kuule, oled sa kunagi mõne haige eest palvetanud? Ta ütles, ei. Siis ma ütlesin, aga kuule, su sõbrannal on probleem. Ja ma küsin, kas sa tahaksid palvetada? Nad vaatasid mõlemad üksteisele otsa, et okei, mis see nüüd on, et ja ma kunagi ei lase käest ära seda võimalust anda ka usklikele nagu see kogemus, et mitte ainult valitute pühameeste läbi Jeesus ei tegutse, eks ole, vaid iga uskuja läbi. Ja kui need noored, kes seal laagris ka on, kes oma sõbrannaga on tulnud just sinna, siis come on, tema sees elab täpselt sama kogus püha vaimu kui minu sees. Siin ei ole niimoodi, et mina olen olnud, aga ma olen 17 aastat issandat teeninud ja ma olen saanud neid ordeneid, siin on tervendamise and, siin on prohvetlik kõnelemise and, eks ole, ja siis on paguneid täis, eks ole. Ei, et need on kättesaadavad igale uskujale ja siis ma küsisin, et kuule, aga kas sa tahaksid palvetada? Ma ei tea, siis ma ütlesin, aga proovime, et ma ütlen ette ja sa ütle lihtsalt minu järel. Okei. Siis me kükitasime, panime käed sinna laba jala peale ja ma ütlesin lihtsalt, et Jeesuse nimel, valu mine välja, jalg saa täiesti terveks ja kõik. Siis tõusin püsti, siis ma ütlesin, aga kuule, küsi nüüd, kuidas tal on. Siis ta küsis, no kuidas sul on? Ja siis hakkas proovima, siis vaatas, ja valu oli täiesti läinud. Ja see on nii crazy, sellepärast, et kui mina oleks palvetanud selle eest, ta oleks ka terveks saanud, Jeesus on sama, selles mõttes, Jeesusel ei ole mingi mure. Aga nüüd sellel tüdrukul on üks tõsine probleem, seepärast, et ta ei saa mitte kunagi enam öelda, et Jumal ei saa teda kasutada. Ta mitte kunagi seda alibit nagu enam ei ole, vaata. Ja elu on muudetud. Ja see oli nii kihvt, et kui ma edasi palvetasin selle inimeste eest ka, siis ma mingi aja peale nägin silmanurgast neid kahte. Nad palvetasid oma 3. sõbranna eest, kellel oli vist peavalu. Nad hoidsid mõlemad kätt peal tal. Nad palvetasid tema eest. Ja kas pole mitte äge? Ja tegelikult see on nagu super lihtne. Miks me oleme mõtelnud endale need asjad nagu väga keeruliseks, et kuidas see evangeeliumi kuulutamine peab välja nägema või äkki teeks lihtsalt seda, mida Jeesus on öelnud või? Et mõttekoht. Ei no muidugi, tegelikult me teame, miks see raske on, sest me kardame, on. Ja eks siin sees see liha nagu kardab ja sellepärast Jeesus ütlebki nii targasti, et ei saa mulle järgneda, vaata, kui te ei ole nõus endale surema. Ja siin on üks suur tarkus, et miks on nii, et Jeesust saab järgida ainult surnuna? Sellepärast, et sa pead tegema neid asju lihtsalt, mis elusale inimesele ei meeldi.
sa pead tegema neid asju, mis elusale inimesele ei meeldi ja sa pead kannatama seda, mida elus inimene ei taha kannatada. Pilkamist, sõimu, tõrjumist, kõiki neid asju, mida Jeesus ise koges ja kannatas. Aga me kristlastena proovime nii osavalt nendest nagu mööda hiilida, proovides seda ehitada mingisuguse kirikliku suure teoloogilise tarkuse taha. Aga tegelikult see on lihtsalt sõnakuulmatus, mis tuleb hirmust, sellepärast, et me oleme liiga elus veel. Ja paljud kristlased on väga halvasti surnud ja nad peaks uuesti surema. Siis oleks palju lihtsam, sest surnut ei saa vaata solvata. Et kui surnu on, sa võid talle sülitada peale, võid jalaga tonksatada teda, siis tal on sellest täiesti ükskõik, sest ta on väga surnud. Aga kui ta oleks elus, vaata siis tal on, mu ego sai pihta. Miks sa tõrjusid mind, miks sa vaatasid mu peale viltu, miks sa sõimad mind? Et need kõik asjad teevad nagu haiget, siis me proovime ennast kuidagi kaitsta. Aga mida me siin kaitseme? Oma elu või? Lase lahti. Ja Jeesus ütleb seda, et järgne mulle. Aga see järgnemine tähendab seda, et oma risti võtmist vaata ja oma elu jätmist sinna ristile, mitte kogu aeg iga hommik oma elu üles korjamist. Kui sa tõesti oled ebaõnnestunud või nii, siis palu andeks, mine edasi, mine julgelt edasi. Ja kui sa tunned, et okei, sa oled kehvasti surnud, siis ütled Jeesus, do it. tee seda jälle. Jeesus teeb hea meelega. No. Ja lähed ja oled sõnakuulelik. Et see ei ole raske. See ei ole raske, jah, selles mõttes. Kui oled surnud. et sellised need asjad on ja see on see sõnum, mis nagu kuidagi mu südames nagu nii tõmbleb ja nii tahab välja saada. Jumal on selle pannud siia, et selles mõttes ma ei ole seda ise välja mõelnud ja ta on lihtsalt minu elus seda teinud. Ja ma näen, kui palju see on aidanud ja ma ütlen nüüd seda, et see Jeesusega sellisel viisil koos käimine, et ma näen teda elamas läbi minu igal päeval. Olles tema tunnistaja, eks ole, ja nähes teda oma pühavaimu kaudu tegemas imesid, haiget terveks ja mis iganes asju ja nii, siis see on nagu nii palju aidanud mind enda nagu vaimulikus kasvus ja usus õppida nagu seisma. Et ega see ei tähenda, et nagu ei oleks rünnakuid, see ei tähenda, et ei oleks võitlusi. Nii kusagil jutlustasin ja siis ma nagu ise kellegiga rääkides nagu tuli, vahel on nii, et sa kuuled ennast ütlemas asju, mida sa varem ei ole mõelnud ja sa saad aru, et vau, täiega lõpp, et Jumal rääkis. Ja siis ma ütlesin ühe siukse asja ka kellegile, et kas sa tead, et me räägime küll, et me käime võidust võitu. Aga tead, mida see tähendab, kui keegi käib võidust võitu? See tähendab seda, et ta elab võitlustes. Ta elab pidevalt võitlustes. Et siis sa saad käia võidust võitu vabalt. Aga kas sa oled valmis võitlema? Et Jeesus... No neid seletusi on palju, et miks üldse kurat on loodud ja miks see kurjus maailmas on ja värk ja mind selles mõttes teoloogia huvitab kuhugi maale. Aga kui ta läheb nagu jampsitamiseks, siis ma enam ei viitsi. Aga see oli minu arust üks päris huvitav seletus, et meil peab olema vaenlane, et me õpiks võitlema. Sellepärast, et Jumal tahab teha sust võitja. Aga sa ei saa kunagi vaata võitjaks ju lihtsalt, kui sa ei ole võidelnud. Mul on tütar on hästi vahva, et ta igal pool võistlustel käib, ta on kolmandas klassis ja ta igalt poolt nopib medaleid, mingisugust pallilahingud ja igasugused jalgpallid ja värgid ja asjad ja eile või üleeile alles käis nagu kõlistas oma kõiki medaliunnikut ja nii ja siis ja ta võitleb, need on kõik vaata mingi asja tulemusena nagu saavutatud nagu võidud, need on võitlused ja need on mängud ja nii ja meil kristlastena ka selles mõttes võitlust ära pea kunagi selleks, et Jumal on sulle selja keeranud ja ta on jätnud sind maha, vaid võitlus tähendab seda, et Jumal on eriliselt valmistanud sulle personaalse treeningprogrammi, milles sa saad kasvada. Sest et kui me jääme nagu paigale seisma ja ise ütleme, vaata see on üliohtlik ka, et kui paljusid, ma käin palju ringi, ma näen palju kogudusi, ma näen palju erinevaid kristlasi ja on kristlaskondi, kes tõmbavad siia piiri. Et minu suhe Jumalaga on võt see ja siin ta on. Ja see nagu piisab. Ja siis on elus muud nagu valdkonnad ja millega tegeletakse ratata ja no tegelikult see on vaenlasele selles mõttes suht lihtne saak vaata, et kui ei ole sellist igapäevast nagu koos käimist Jumalaga, vaid tõesti on ainult see lihtsalt see üks mingisugune osa elust, mis on eraldatud Jumalale ja see ports on nüüd siin, siis see ei ole ju tegelikult ju oma elu äraandmine olnud, et see on nagu oma elust mingi portsu äraandmine olnud, et aga väga suur ports on jätnud nagu andmata ja tegelikult kurat tuleb näpib nagu kõiki valdkondi, et selles mõttes on see üliohtlik ja nii on. Ühesõnaga nii, et kui sa oled praegu täna võitlustes, siis võitle, pea lihtsalt vastu. Ja ongi raske. Ja võib olla väga-väga raske. Ja võib olla nii, et sa mõtled, et sa lähed hulluks peast.
et sa ei tea, kas sa järgmine nädal enam suudad funktsioneerida, et võib nii raske isegi olla. Aga pea vastu, sest Jumal on ustav. Ja vaata, ta on ustav, ta ei jää mitte kunagi hiljaks. Aga ta laseb sul kasvada, ta laseb sul ka nagu maitsta kuidagi need põhjad ära ja sellised ülirasked nagu kohad, et sa õpiksid teda armastama, teda hindama, mitte oma silmi temalt ära pöörama ja kuidagi see on väga vajalik meie enda jaoks, kui me ausad oleme. Et selle usu kvaliteet teinekord me ise peame seda palju paremaks ja suuremaks, kui see tegelikult võib-olla on. Ja kui me siis läheme nagu mingi rind kummis ja lähme ja värki ja nii, siis Jumal vahel näitab, et okei, vaatame nüüd, kas sa selles ka vastu, kui palju sul nüüd usku on. Ma noortele algusaastatel millalgi pidevalt nagu kuidagi tundsin, et meil kristlastena on võimalus noori tuua usule sellisel viisil, et näidata neile, et kuule, vaadake, meid on palju, meid kristlasi on nagu palju, et näete, siin noorte õhtul on 80 noort, et täiega äge ju. Värki Sakus toimusid esikud, on ju, need olid ülituusad, siuksed noorte õhtud ja värki suur ja kõik. Ja see ongi ülihea ja nii. Siis mingil hetkel Jumal nagu hakkas mulle rääkima teistpidi seda asja. Et Joel, et kui sa nagu kasvatad või jüngerdad või nende noortega tegeled nii, et mõtle nüüd, kas nende usu kvaliteet on selline, et nad jäävad püsima ka siis, kui kõik teised ära jalutavad. Siis ma sain aru, et appikene, et see on tegelikult see, milleks me peame valmistuma. Et see minu isiklik suhe Jeesusega olekski see, pane tähele, armastussuhe. Seepärast, et armastus on kõige tugevam side, eks ole. Ja kui see ei ole meil armastussuhe, siis kui teised jalutavad ära, siis me oleme ka nagu, mis nüüd juhtus? Mis asja, mu vanemad enam ei olegi usus või? Nad ütlesid, et see on jama või? Appikene, mu sõbrad ka kõik nagu, mida värki? Ja siis kuidagi ma saingi siukse pildi, et nendele noortele nagu rääkida pigem sellest, et kuule, et kas sa oled oma usus selles kohas, kus siis, kui kas või Eestis enam pole mitte ühtegi kristlast, kas sina ikka usuksid? Et mis on vaja täna sul teha nagu selleks, et valmistuda selliseks olukorraks, kui järsku tuleb suur äralangemine, ärataganemine. Et kui paljud hakkavad armastama maailma, nii nagu tegelikult Pauluse sõpradega ka juhtus mitmetega. Et praegust ajastut armastama hakates, Demetrius ja kes seal olid, kes läksid. Täiesti crazy. Mitte, et nad ei oleks näinud, pane tähele, üleloomulikku, imesid. Kõike nad olid näinud, aga ikka läksid. Ja see ongi nii huvitav, et vahel Jumal meid ka katsub nagu selles heas mõttes läbi, see tundub räigelt valus nagu. See, et kui ta on kas vait või ta on nagu tasa ja ta jätab meid nagu mingite asjade keskele, kus me oleme nagu mingi appikene, Jumal, sa nagu ei räägigi nagu nii selgelt või nii kuuldavalt, nii et mida ma nüüd teen. Aga siis ongi see koht, kus ma seisan nüüd usus, nüüd ma seisan selle peal, mida ma olen õppinud, mida ma olen lugenud, mida ma olen näinud, et Jumal ei ole kunagi hätta jätnud ja nüüd ma usun seda lihtsalt. Ja see on nagu nii kallis minu meelest see, sest Jeesus ütleb ka, et kui ma tulen, kas ma leian usku maa pealt. Ta ei ütle, et kas ma leian neid, kes teevad suuri imesid või kas ma leian neid, kes ehitavad suuri torne, vaid ta ütleb, kas ma leian usku. Et see usk nagu meie sees, see on nii kallis Jumalale, see on nagu, ja miski muu piiblis ei ole liigutanud Jeesust rohkem kui usk. Jeesus ütleb, vau, nähes väe ülema usku, ta pani seda imeks. Et seda usku nähes, kui väe ülem ütles, et ei, proua, et sa ei pea mu juurde tulemagi, sa lihtsalt ütle. Ja Jeesus imetleb seda usku, mida ta ütleb, et ta ei ole siin Iisraeliski näinud sihukest usku, eks ole. Ja oma kodukandis ta imetleb jälle uskmatust, mõtleb, et nagu kuidas see on võimalik, et ta nagu üldse ikka ei usu. Nii et see usk on nagu ülikallis, mis meil kristlastena ka on ja see katsutakse läbi tules. Ja tuli on tihti siin elus, mis pigistab ja vormib ja puhastab ja ratatad ja kõik teate seda. Anyways, me oleme kutsutud olema tema tunnistajad. Ja see on üliauline amet nagu. See ei ole mingisugune, et sa pead nüüd, mine tee endale kodus Excel ja pane, et mitmel inimesele päevast hakkad rääkima Jeesusest, ei. Vaid see on suur eesõigus käia koos elava Jumalaga iga päev, kus sa käid poest piima ostmas või käid sa autot tankimas või lapsi kooli viimas või mis iganes. Et see on meie võimalus vaata olla Jeesuse tunnistajad, olla lihtsalt kõrvad ja silmad ja süda lahti, et Jumal, ma mäletan, et kui meie elus nagu see radikaalne muutus abikaasaga toimus, siis üks asi, mis kalliks sai, oli see. Ja kuidagi ma tundsin Jumala ees, et appikene, suren homme ära ja ma lähen taevasse ja ma tegelikult ei olegi lugenud igat tema nagu selle armastuskirja nagu sõna. Ma ei ole kindel, kas ma olen kõiki sõnu siit lugenud, siis ma hakkasin järjest lihtsalt panema piiblit läbi. 1, 2, 3, 4 korda järjest. Ja
sest ma tahtsin lihtsalt, et see, mis ma ütlen, et Jumal, ma armastan sind, et see oleks ka tõde minu tegudes. Ja kui kujutame ette, on üks Birgit, on siin keegi Birgit? Ei ole. Birgit ja Tõnu armastavad üksteist, nad on noored, nad on mõlemad ilusad ja ja siis Tõnu kutsutakse sõjaväkke ja ta peab minema sõjaväkke kauaks ajaks ära, eks ole. Ja Vene ajal oli see veel romantilisem, vist siis käidi Venemaal, oldi 2 aastat, on ju. Aga täna on see, käid seal viinerit viimas Võrus, seal võrkaia vahelt ja pole midagi, on ju. Aga ei, päris nii ei ole. Pekki, kas te ei saa välja lõigata neid asju siin, on ju, mets. Hakkab Joelile hate meili tulema, aga anyways, kes need olid? Tõnu ja Birgit, lähme nende juurde tagasi. No nii, ja siis tegelikult Tõnu saadeti kuskile Kasahstani saadeti sõjaväkke ja ta on kaugel, eks ole, aga nad armastavad üksteist ja pole midagi teha. Ainuke viis, kuidas nad suhelda saavad, on telod võeti ära, netti pole Kasahstanis ka niikuinii ja siis saadeti talle kiri. Tõnu kirjutab seal väriseva käega sealt kusagilt õppuste laagrist, kus ta on 3 päeva olnud magamata ja külma käest seal kütab ahju ja ahi põletas peaaegu magamiskoti ära öösel ja kõik igast hädad, aga ta kirjutab oma Birgitile. Ta kirjutab, et kui väga ta teda armastab ja igatseb ja kõiki ilusaid asju ja lalala ja nii. Ja siis ta saadab selle kirja Birgitile ja Birgit on kodus ja ootab kirja. Mõtle, ta ju armastab Tõnut. Ja siis lõpuks ongi see päev, kus postiljon toob kirja, ütleb, et see on kaugelt Kasahstanist. No ta ei saanud seda öelda korralikult. Ja siis ta vaatab, minu Tõnult kiri! Ma pool aastat pole midagi kuulnud, aga siis ta lõpuks saab selle kirja ja kõik sõbrannad on tal külas ja värk ja ta saab oma kallimalt kirja ja siis ta paneb selle riiulisse ja nad vaatavad edasi seebikaid. Kui väga nüüd Birgit Tõnut siis armastab, seatakse kahtluse alla sõbrannade poolt kohe, vaata. Et need on nii basic, nii lihtsad asjad, mis tegelikult Jumala sõnas nagu ka, siis Jeesus ütleb meelega, et saage nagu lapsed, et proovige asjadest nagu nii lihtsalt aru saada, kui võimalik, et oma keerukusega me tahame enda elu lihtsamaks teha. Ja tegelikult, kui me oleme Jumala sõna riiulisse ära pannud ja meid see väga ei huvita, siis see ütleb väga palju meie armastuse kohta tema vastu. Ja ma tundsin seda enda suhtes, ma tundsingi, et appikene, ma pole lugenud ju igat sõna, mis ta siia kirjutanud on. Sest kui Birgit päriselt Tõnu armastab, siis ta saadab oma sõbrannad kohe koju ja ta võtab selle kirja ja ta loeb seda, isegi kui seal on vähe kirjutatud, ta loeb seda 5 korda, 7 korda, ta loeb seda, siis ta surub selle vastu rinda ja ta läheb magama sellega koos ja sest ta armastab seda, kes see kirja kirjutas, eks. Ja selline näeb nagu armastus välja, et armastus peab ju miskit moodi välja paistma. Ja ma tundsin täiega, et ma tahan, ja see ei olnud mingi kohustus, et Joel, sa pead lugema 4 korda piibli läbi, et olla tubli kristlane. Ei, ma lihtsalt tahtsin teada, mida sa kirjutad siin, mis on olnud nii väärtuslik, et kogu maailm on proovinud hävitada seda raamatut ja nad ei ole suutnud. Jumal on ikka säilitanud selle. Mis siin on nagu sellist? Ma tahan tundma õppida seda oma Jumalat. Keegi ütles ka, et okei, et vahel me ütleme, et ma ei kuule Jumalat. Ära ütle, et Jumal vaikib, kui su piibel on kinni. Me ei saa kasutada seda, et Jumal vaikib, kui meie piibel on suletud. Et Jumal räägib nagu tegelikult oma sõna kaudu üliselgelt ja siin minu meelest on raske leida neid kohti, mis on raskesti mõistetavad. 100% neid on siin. On asju, millest ma ei saa aru ja ma ei proovigi seletada. Ja kõik 400 seletust, mis ma olen kuulnud, siis neid ma ka ei usu. Ja ma pärast lähen lihtsalt taevas, küsin Pauluse käest, siis ta räägib päriselt, kuidas asjad on, eks. Et me ei saagi siin, me võime proovida jääda seletama. Mina samamoodi, kui ma mingite jutlustes mingeid sõnu, mingeid kohti ka avan, siis see alati jääb nagu see, et okei, see ilmutuse maale, mis Jumal mulle on täna andnud oma sõnast, eks. Aga siin on nagu avastamisrõõmu suurtele ja väikestele, nii et väike reklaamiminut oli see. Nii et kui me armastame oma Jumalat, siis üks viis, teda tundma õppida paremini on nagu olemas siin kõigile. Ja tegelikult on see üks hästi oluline koht ka, mis aitab meil ka seda igapäevast kristlase elu ja seda igapäevast nagu tunnistaja elu elada. Sest me saame aru, et see sõna, ta paneb meile ülesanded ja vastutused, mis meile kuuluvad. Aga Jeesus ütleb, et tema koorem on kerge ja tema ikke on hea. Tema ikke on hea. Hea on olla tema ikke all. Et hea on teha seda tööd ja hea on kanda seda kerget koormat, mis ta on andnud.
vahel on nii, et kristlaskond või keegi, kes iganes paneb sulle siukse koorma, mis on vaimulik, tundub vaimulik, mis ei ole issandalt, sellepärast et see ikka ei ole hea. Ja see koorem on jube raske. Ja me oleme jäänud seda millegipärast uskuma, kui me ei tunne sõna. Ja paljud kristlased, kelle sõna tundmine on puudulik, siis nendega on võimalik sellisel viisil manipuleerida. Aga kes tunnevad seda sõna, saavad juba lõhnast aru, et kui keegi tuleb, üritab mingit valekoormat sulle peale panna ja mingisugust guilt-trippi tekitada või mingit süümepiinasid tekitada ja selle abil saata sind välja kuulutajaks kuidagi või tunnistama, siis see on täiega crazy. Seda koormat ei suuda keegi kanda nagu. See on nagu, see näeb nagu kehv välja. Nii sellele, kellele sa püüad kuulutada, kui sulle endale ka. Igipull on otsa ees ja särk on läbi märge, haised ka ja siis proovid rääkida heast jumalast. Et tegelikult Jeesusega koos käimine, see on lihtne. Ja see on üli nagu lihtne, kui me ise ei aja seda keeruliseks. Ainus asi, mis ta tegelikult meilt nõuab, on sõnakuulelikkus. Sõnakuulmatust on vaata 2 sorti. Me arvame, et patt on ainult see, kui me teeme valesid asju. Ka see, kui me jätame õiged asjad tegemata, on sõnakuulmatus. Kui ma ütlen oma lapsele, et sa koristad toa ära, siis isegi kui ma tulen 3 tunni pärast koju ja ta ei ole mitte midagi paha teinud, aga ta on jätnud tegemata selle, mis ma käskisin ja palusin tal teha, siis I'm not happy, siis ma ei ole taga rõõmus, eks ole. Ja Jeesus saadab meid kõike maailma. Minge kuulutage. Ja mis me oleme teinud sellest? Noh. Ma olin kunagi Tamperes ühes Nelipühi koguduses evangelistide koosolekul jutlustamas ja see oli täiega suur mingi kirik, mingi ülisuur kirik. Eestis on ka suured kirikud, aga Soomes on palju rohkem inimesi kui Eestis, teate või? See oli väga suur kirik, mul natuke jalg värises, aga tore oli ka. Ja siis seal oli üks Soome muusik, üks Pekka Simojogi, üks armas vend ka, kellega koostööd teeme palju ja siis ta on üles kasvanud missionärina Namiibias. Ja siis tal on siuke vahva elu olnud, et ta vanemad olid missionärid ja ta oli Soome poisina, kasvas Namiibias üles ja nägi seal seda neegrikirikut ja pidu käis 3-4 tundi, see oli nende teenistus ja ta ütles, et kui ta teismelisena Soome tuli esimesele sinna teenistusele nende kodukirikusse, siis ta istus seal teenistusel ja ta ootas, et millal seda kirstu hakatakse sisse kandma, et siin on vist matused. Aga tegelikult oli tavaline teenistus. Pühapäevane talle seletati, hei, meil siin olemegi rahulikud ja nii. Siis ta ei saanud sellest aru ja siis tema elumissioon on Soomes nüüd Pekka Simogi guugeldage, siis ta elumissioon on tuua rõõmu lihtsalt kristlaskonna hulka. Nagu rõõmu ja elu ja see on nagu superäge lihtsalt. Ja anyways, ta rääkis seal ka, tal oli kaasas üks vahva asi. Tal oli kaasas üks Aafrika laste meisterdatud mänguasi, auto. Selline auto, mis oli plekist tehtud nagu, kuidas öeldakse, identne, siis mis oli Land Rover või Land Cruiser või mis need on, Toyotad, eks ole, millega missionärid sõidavad Aafrikas. Ja siis need kõige kallimad autod. Ja siis lapsed muidugi vaatavad seal, aga nad plekist väänavad sellised autod valmis, rattad all, käivad ringi. Vaatad nagu mõtled, mida värki nagu. Lapsed kodus hakkaks meisterdama, ei, lapsed ei oskaks teha siukseid asju, minagi ei oskaks teha siukest asja. Ja nad võtavad mingit sodi, lihtsalt plekki, sodi, purkidest, metallist järgi teevad siukse auto. Sellel tuli vars, tuli niimoodi see ülesse traat, siin oli rool. Siit roolist sai keerata, nii et rattad keerasid. Ja tüübid jooksevad siukeste asjadega ringi seal. Ja siis me vaatame oma mänguasja poodides, mingi plastmass junn 12 €, pane patareid sisse, vajutab, teeb mingi lapsele laulu, mingisugust mida värki, nagu kuskil lihtsalt Hiinas mingi vormi sees pressitud ja siis nad teevad ei millestki, teevad mingid siukest asja ja meie kõigi võimaluste maal suudame hästi palju prahti toota nagu. See oli nagu see lühi kokkuvõte. Ja siis ma mõtlesin, et see kirjeldab tegelikult ülitäpselt minu meelest seda vahe, mis nagu algkoguduse vahel ja selle tänapäeva kristluse vahel. Mida algkogudus nullvahenditega saavutas? Pideva tagakiusu all. Come on. Ja mida meie selles vabas ühiskonnas? Null tagakiusu, null probleemi. Kõigil ma oletan, et on kodud, on süüa, keegi vangis pole usu pärast. Kellegi sõber ka isegi ei ole vangis usu pärast. Ja mida meie kirik suudab saavutada täna? Ja siis see plekk auto jäi mulle kuidagi väga sümpaatseks nagu seal ja siis ma mõtlesin, et metsa küll, et mida me kirikuna oleme nagu kaotanud või kristlas. Ja kui ma nimetan kirikut, siis ma mõtlen 100% kõiki kristlasi üle Eesti, mul suva need konfessioonid. Et mida me kirikuna kristlastena oleme kaotanud? Miks me oleme muutunud? Jeesus ei ole ju muutunud.
kas see Jeesus, kes 2000 aastat tervendas, kas ta täna enam ei tervenda? Jeesus ei ole ju muutunud. Mis see meid nii väga muutunud on siis? No me kõik teame ilmselt, mis meid muutunud on. Ja siia lõpetuseks ka tahan lihtsalt lugeda Psalm 107 kuidagi tuli südamele, siin on nagu sellised julgustavad kirjakohad ja nüüd me teeme sellise koha, et me vaikselt lähme juba sellisesse nagu palve nagu hingamisse ja ma lihtsalt loen siit eest seda Psalm 107, kui sa tahad, sa võid lahti võtta endal ka, aga sa ei pea, sa võid lihtsalt silmad kinni panna ja siis ma maandun oma jutlusega ja saame võtta veel eestpalvet ja siis pärast ma kuulsin, et on siin ka imeline toiduosadus ja üldse see kristlaskonna kooskäimine, kutid, see on nii vajalik päriselt. Nagu sa ei saa kristlane reaalselt olla, kui sa lõikad ennast ära ülejäänud ihust. Nagu ma ei ole mitte ühtegi nagu näppu näinud kõndimas üle tee üksi ilma ihuta. Nagu või oled sa mõnikord, et sa oled punase tule taga Tallinnas, seal sõpakal ja siis vaatad nagu okei, tull läks punaseks, nina läheb üle tee. Ei ole. Me kuulume ihusse. Kõik ihuliikmed kuuluvad ihusse ja mida laiemalt, seda parem me oskame näha enda kohta nagu Kristus ihus. Ja ma olen nii tänulik, ma olen Jumalale ülitänulik, et mind on üles kasvatatud Luteri kiriku sees nägema Kristuse ihu laialt. Me oleme luterlik vaba baptisti nelipühi hullude kogudus, et selles mõttes ei ole mu isa ja mu vanaisa mitte kunagi proovinud selgitada mulle mingit luterliku identiteedi olemust või asja, ma ei tea siiamaani, mis see on. Aga issandal on oma huumorimeel ja ma olen hiljem pidanud õppima aru saama, et kui palju on neid inimesi, kes ise on endale pannud nagu kasti ümber ja tõmmanud kaanega peale ja ütlevad, et siin me oleme nüüd. Ja see on nagu crazy, nagu miks sa peaks tegema seda? Kui sul on nagu vendasi õdesid nagu igast värvi ja igast hulle ja normaalseid ja värki ja nii, siis nagu ole kõigiga nagu vend ja õde, et selles mõttes on ju cool. Nii et lähme issand ette ja mu südames on tõesti teile lihtsalt jätta siia nagu see küsimus ja see mõte, et mida me kirikuna, Kristus ihuna, mida just sina, mida just mina, täna saame korda saata selleks, et me oleksime need Jeesuse tunnistajad. Sest Jumala plaan ei lõppe meiega nagu, et kui sa said päästetud, siis okei, Jumal on nad kõik, et davai, tõmbame lifti üles. Ei, kuulge. Ta armastab veel su päästmata abikaasat. Ta armastab su päästmata naabreid. Ta armastab veel neid, kes praegu nagu vannuvad ja ropendavad sulle näkku ja ütlevad, et nad ei ole huvitatud. Ta armastab ka seda prouat, kes täna palvetamisest keeldus. Aga meid on kutsutud olema külvajad, olema Jeesuse tunnistajad ja see on super fun. Ja ma loodan, homme on laupäevaks, kui paljud homme vaba päev on? Kõik läheb tööle või? Lihtsalt käed ei liigu. Aga kui on vaba päev, siis poes käid ikka, on ja? Ja Jeesuse nimel ma praegu palun, kallis püha vaim, et sa homme poes hakkaksid rääkima iga oma lapsega ja saadaksid neid nende juurde, kes vajavad kuulda Jeesus sinust. Ja püha vaim, sa oled kannatlik, aga sa oled järjekindel. Ja ma luban sulle seda, et homme sa ei saa rahulikult sealt poest ära tulla. Vaid sa tuled ära sealt ja sa räägid oma abikaasale või pojale või tütrele või vennale või kellele iganes räägid, tead, mis juhtus. Ma räigelt värisesin ja ma 2 korda oleks pidanud pükse hakkama vahetama, aga ma läksin ikkagi. Ja ma küsisin ta käest, et kas ma tohin palvetada ja Jeesus tegi ta terveks. Ja see on nii reaalne, sõbrad. Ja see on nii reaalne. Jeesus ei ole muutunud. Võtame selle koleda pruudi pildi nagu ära Jeesuse nagu pruudilt. Ja oleme see särav kirik. Oleme see särav kirik. Need säravad kristlased, kes on täidetud rõõmu, rahu, vabadusega, nii et see on nakkav. No nii. Ma loen mõned kohad siit sellest psalmist 107 ja siis me võtame juba palveks aega. 10. psalmist. Nad istusid pimeduses ja surmavarjus. Olid vangis, viletsuses ja raudus, sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud kõige kõrgema nõuannet. Siis ta alandas nende südant vaevadega. Nad komistasid ja ei olnud aitajat. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest.
ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende köidikud. Tõsta käsi, kui sa vajad täna, et keegi rebiks katki sinu köidikud. Olgu selleks siis inimeste kartus, olgu selleks siis selle maailma armastus või selle elu liigne armastamine. Tõsta käega, anna julgelt märku. Kui sa siin juba häbened, siis mida sa maailmas teed? Ega see mulle ei ole seda kätt vaja, vaid Jeesus tahab vabastada ja sõbrad, see on päriselt, need on nagu vaimsed asjad. Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende köidikud. Jeesuse nimel ma kuulutan vabadust iga vale köidiku üle, mis kas me ise oleme endale välja mõelnud, mis iganes, kas see on mingisugune vale õpetus, mida me oleme hakanud uskuma, mida sinu sõnas ei ole, on see lihtsalt mingi hirm, on see lihtsalt mingi lihaliku loomuse, mingi surnud tegu, mis veel järgi on, aga Jeesuse Kristuse nimel su lastele kuulub vabadus. Ja sa oled näinud neid käsi, kes täna haaravad kinni sellest vabadusest. Ja Jeesuse nimel langegu iga köidik langeb just nüüd. Jeesuse nimel, kiitus issand sulle. Nad sõitsid laevadega merel ja toimetasid asju suurtel vetel. Nad nägid issanda tegusid ja tema imetöid mere sügavustes. Sest ta ütles sõna ning laskis tõusta marutuule ja tõstis merelained kõrgele. Need tõusid üles taeva poole ja vajusid alla sügavikesse. Nende julgus hääbus hädaohus. Nad taarusid ja tuikusid nagu joobnud ja kogu nende tarkus oli ära neelatud. Aga oma ahastuses nad kisendasid issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vetelained jäid vakka. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid ja ta viis nad igatsetud sadamasse. Jeesuse nimel, kui siin on neid täna, kes tunnevad, et nende ümber on need rahutud veed ja on lained kõrgemad kui oma pea. Anna käega märku, kui sa vajad täna, et Jeesus annaks sulle rahu sinu südamesse ja sinu mõtetesse. Et lõpeks ära see otsatu trallimine, mis ja kus ja mida ja kuidas ja mis. Jeesus, ma tänan sind, et sa näed neid käsi, mis täna sealt lainte keskelt sirutuvad sinu poole, Jeesus, ja sa haarad kinni. Jeesus, ja sa rahustad need lained just nüüd. Ma tänan, issand, et rahu tuleb mõtetesse ja südamesse ja selline vaimne nagu rahu, issand, sinu ligiolus saab reaalseks igal päeval. Kiitus, issand, sulle, et sinu tahe on hea, sinu tahe on päästa. Au ja kiitus, Jeesus, su pühale nimele. Amen.